meeldib ära see, et arvatavasti oleme nüüd ka laivina veebis olemas, et siis meid saab siis ka väljastpoolt saali näha ja kuulda, mida me siin teeme. Kus see kaamera kuhu hääletab? Kaetus ka on näha. Seal, naerata sinna. Aga läbi maski nagu nii paistab. Nii, et tänane kõigepealt tahaksin õnnitleda takkajärgi meie sünnipäevalapsi. Meil on siin oktoobrikuus olnud lausa 4 neid, et Toivo Kähari. Dmitri Okatov. Ja Igor Rosenberg. Ning Aigar Kõler. Nii, lähme nüüd päevakorra juurde. Kutses oli meil päevakord siis 4-punktiline. Et kas on päevakorra kohta mingeid ettepanekuid? Kinnitame sellise päevakorra ära, kes on sellega nõus, andke käega märku palun. Kõik saalis olijad on. Nii, esimene punkt siis. Tutvume siis Tapa valla 2022. aasta eelarvega. Et see oleks siis meil esimene lugemine täna. Ole hea, Helena. Ja eelarve on siis koostatud konservatiivsel põhimõttel. Aluseks on võetud meil aasta 2021. Õigusaktidest on kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimisseaduse aluseks Tapa valla põhimäärus, Tapa valla finantsjuhtimise kord, arengukava strateegia ja nagu ma ütlesin, konservatiivsuse printsiibil ja võrdlusandmeteks on siis aastale 2022 juurde lisatud täitmine 2020 ja täitmine 2021 30. septembri seisuga ja ka 2021. aasta eelarve ise siis 3. lisaeelarve seisuga. Eelarves on kavandatud põhitegevuse kulusid 16,8 miljonit, põhitegevuse kulusid 15,6 miljonit, põhitegevuse tulem 1,2 miljonit, investeerimistegevust siis kokku 1,6 miljonit ja eelarve jääb puudujääki -380 000 ehk meil ei jagu investeeringuteks ja laenude enesiseks vahendeid. Selleks peame võtma finantseerimistegevusega laenu juurde. Ehk kohustuste võtmine on kavandatud 1,5 miljoniga ja kohustuste tasumised siis samamoodi 1,5 miljoniga. Eelarve perioodi lõpuks likviidsete varade muutus on vähenemine 330 000. Palun pane järgmine. Siin on siis likviidsete varade muutus näha, et esialgu on meil teada, et aasta lõpus jääb umbes 900 000 meil likviidseid varasid. Ütleme siis eelarve aasta 2022. aasta
perioodi alguseks jääb 900 000 ja meil väheneb siis 500 330 000 võrra ja perioodi lõpuks siis 571 000. See on üldjookses siis eelarve, kuidas ta täna kokku pandud on. Eelarves ei ole planeeritud miinimumpalga tõusu. Eelarves ei ole täna koostatud eelarves kavandatud haridustöötajate töötasu alammäära tõusu. Täna tuli meil e-infona Haridus- ja Teadusministeeriumist ka hariduse toetuse arvutamise alused ja kavandatud on, et kui täna kehtib pedagoogide töötasu alammäär 315, siis kavandatakse riigieelarvele kinnitada 1412 ehk 97 eurot tõuseb pedagoogide töötasu. Alampalk ehk töötasu alammäära täna ka veel kinnitatud ei ole, kuid e-infona on tulnud, et tõuseb 70 eurot. Kas on küsimusi? Ja, palun. Ja, Elmo. Vabandust, jah, teisele poole. Jah, mul lihtsalt tekkis küsimus, et kas see väga, ma olen midagi hammaga loenud esimest lugemist teeme eelarvel, aga millal see meil üle andnud? Otseselt füüsiliselt ei ole ma üle andnud, mina saatsin selle paberkandega failidena volikogu sekretärile ja üles panin kodulehele avalikult juba tutvumiseks, aga niimoodi füüsiliselt paberkandjal ei ole ma teile volikogule esitanud seda. Ja, Elmo, jah. Mul on konkreetne küsimus, kuigi ilmselt ka tea, aga seda õpetajate palka on jah, erinevaid summasid, kui täpselt teavitus tuli, siis küsimus, kas on arutatud või otsustatud või midagi raudist need vallatöötajate, ütleme nii, palgalõivate inimeste palgatõusu. Mina ütlen kohe, et koolis on päris palju neid inimesi, kes on korralikku tööd tegemas ja nende palk ei ole tõusnud juba päris mitu aastat. Mina paluks seda, et sellele ka vastust. Vastuseks on hetkel seda arutatud ei ole, aga seda saab ka arutama hakata. Ja, palun, jah. Ja, aga selles mõttes ametniku vastus on väga hästi praegu ära, et füüsiliselt volikogule eelarves üle pole antud, seega üleandmine toimub täna, seega täna ei ole esimene lugemine. See on lihtsalt eelarve üleandmine. Et seega meil täna ei ole mõttes meil üldse küsimusi ja vastused selles mõttes küsida, sest et see ei ole esimene lugemine. Eelarve tuleb anda volikogus üle, kas ta siis antakse ühe volikogu lõpus või teise volikogu alguses, see ei ole üldse küsimus. Kuna just ametnik ütles, et te ei ole seda üle andnud volikogus, siis praegu me käsitleme seda lihtsalt kui üleandmist ja esimene lugemine on järgmisel volikogu koosolekul. See on põhimõtteliselt KOKS-is igal pool kirjas. Täna on volikogu üleandmine, mitte esimene lugemine. Et see tuleb volikogu esimene endal selgeks teha. Selge, aitäh. Küsimusi? Ma küsin, kas kui on täpsustavat küsimus, kas ma esitan praegu printsiibina, ma saan teile kirjalikult saada, kui tahaks eelarve mingisuguseid täpsustavaid või... Ja, aga pange alati koopia ka vallasekretärile, et tema nagu... Ma ikka peab aega raisku. Jah, just. Nii, aga aitäh. Vaata, te rääkisite, et ei ole tõstetud ei siin ega seal neid palkasid, praegu ei ole ka õpetajate see uus palgatõus sisse tulnud, okei, see tuleb pärast lisaeelarvega, aga palju võiks suurem olla, kui me peaksime tõstma mingisugused, ma ei tea, 5%. Oskad seda ka öelda? Ei oska, sellepärast, et see info tuli täna meile alles postkasti, nii et ma ei ole üldse... Ei, ma ei räägi õpetajatele, ma räägin vallatöötajad. Vaata, Elmu ütles, et töötajaskond koolist ei pea tööd, aga raha ei ole saanud. Ma ei ole, seda ei ole arvutatud, siis ei ole ka arvutatud. Selge, tänan. Kui tohiks ma natukene aitan Helenit, et see on väga lihtne arvutus, et valla palgafond on 10 miljonit ja 5% tõusu on lihtne arvutus.
Küsiks kohe küsimus, kas eelarves investeeringud kajastuvad praegu selles tabelis, mis on seletuskirjas, mis tabel 18 investeeringud on, et need, mis siin on, need on põhimõtteliselt eelarves sees kõik arvestada. Aitäh. Nii, on veel küsimusi? Ei ole. Tutvusime siis eelarvega. Aitäh. Võtsime selle teadmiseks. Annab üle, ma lihtsalt täpsustan, et protokolli peaks minema, et võtsime eelarve vastu. Aitäh. No ta on mitte vastu, vaid ainult kinni. Nii, väga tore. Lähme nüüd edasi järgmise punkti juurde, kus me siis peaksime andma nõusoleku uuringuloale. Tammsalu külje ja Tausa kinnistul, jah? Ja ole hea, Maili. Keskkonnaamet saab siis tutvustuseks ja arvamuse avaldamiseks SKP Invest OÜ Uudeküla uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse. Ettevõtte taotlejate uuringuloa Tabavalda, Uudeküla külla, eraomandisse kuuluvale Tausa kinnistule. Taotlejate uuringuruumi teenindusala pindala on 3,29 hektarit ja uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 uuringukaeve ja puurauku uurimissügavusega kuni 12 meetrit. Uuringu teostajaks on Maavara Uuringud OÜ. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat ja maavara olemasolu uuritakse täiteliiv ja täitekruus. Lähimad elamud asuvad Tammsalu linnas, jäävad siis sellest teenindusala piirist poole kilomeetri kaugusele lõuna poole. Ja uuringuloa taotlusest tuleb välja, et ettevõttel on huvi uuringute lõppemisel kaevandusloa taotlusest. Kuna see Tausa kinnistu asub Tammsalu valla üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku ala, siis on siin otsuse eelnõus välja toodud selline nüanss, et juhul, kui ettevõte soovib seal kaevandama hakata, siis nad peavad tõendama, et see kaevandamistegevus ei oma siis rohevõrgustikule negatiivset mõju. Ja seda nad peavad tõendama seetõttu, et rohevõrgustiku toimimise tagamine on omavalitsuse ülesanne. See tuleneb planeerimisseadusest ja omavalitsus ei saa anda sellisele tegevusele nõusolekut, kui seda negatiivse mõju mitteolemasolu siis tõendatud ei ole. Siin on ka välja toodud ettevõttele infoks, et mida see tõendamine tähendab, et tuleb siis koostada eksperthinnang ja eksperthinnangu koostamisse tuleb kaasata ekspert, kellel on varasem kogemus rohevõrgustiku analüüside teostamise osas. Kuna nüüd see rohevõrgustiku teema on hetkel eelnõus ettevõttele nagu infoks, millega ta peab arvestama juhul, kui soovitakse kaevandama hakata, siis seetõttu ei ole seda siin otsuse eelnõu otsustamise osas välja toodud. Küsimusi, kas kellegi on? See nüüd on muidugi, tunnistan ennast ka mingil hetkel ebakompetentseks, kui loen neid ja iga kord, kui see tuleb, see tegelikult on eramaa peal, eks sain ma nii aru, eks selle eramaa peal ma ise uurida ka neid asju, eks, mis mul seal maa sees on, et ise ka. Me küsime, eks, ja kui me ütleme eitava vastuse praegu, siis tegelikult võib ikka tegema hakata, on, sain ma õigesti aru? Kui me ütleme ei, kui me ütleks ei, siis peab see põdevõtid olema, aga geoloogilise uuringu loa puhul ei ütlemine on väga raske ja võimatu, sellepärast, et uurida ju võib. Ja kuna see kaevandamine ja uurimine on nagu 2 eraldi sellised menetlust, loa menetlust ka, et siis
ei saa nagu, neile ei öelda selles suhtes, võib-olla tuleb välja, et seda maavara üldse ei olegi, et neil ei olegi määrama hakata. Ma lihtsalt eelkord mäletan, me ütlesime vist isegi ei midagi ja pärast pidime tõestama, et me ei ole kaamerid, eks. Tegelikult on see fiktsioon, nagu mitte praegu ei ole sinu, pahanda sinuga, eks praegu on see nagu seadusandlus on selline, kus me lihtsalt peame seda vaatama pealt, mis toimub, eks mingil määral. Ma isiklikult hindan praegu nii sellest. Aga Maksim, ma küsiks nii palju juurde, et see on ju praegu, ta teeb uuringut, siin ei ole probleemi. Edasi tuleb, kui juba ütleme sealt midagi saab, siis tuleb ju kaeveloataotlus ja siis me peame andma kaadesloa ja missugused tingimused peale tulema. Siin on kuskil 12 meetri sügavuselt tahavad uurida seda. Kas siis läheb juba maasse sisse või on külgas, mida nad võtavad ja pärast tuleb ju kõik ära silutada, mida on rohevõrgustikus ka. Mis kohustused tulevad, need tulevad ju kõik pärast. Ja, need tulevad juhul, kui maavara leitakse, siis see maavara varu võetakse arvele ja siis saab hakata ettevõtte kaevandama. Ja siis paneb meie tingimused peale. Rohevõrgustik, kes selle nagu eestlaste on, et rohevõrgustik on kelle oma, siis Eesti Vabariigi valla oma, kohaliku kogukonna oma, keda see rohevõrgustik nagu huvitab? Planeerimisseadusega on pandud selle kohaliku omavalitsuse ülesandeks, et meie peame tagama territooriumil rohevõrgustiku olemasolu ja toimimise. Kuivõrd rohevõrgustik on selle, kuidas te spetsialistid liikunud? Rohevõrgustiku koridori alal, ehk et rohevõrgustikul on tuumalad, sellised suuremad alad ja siis on koridori alad, mis ühendavad neid tuumalasid. Ja need on need loomade eeldatavad liikumisteed. Et kui see barjäär sinna tuleb ja näiteks ta lõikab selle rohekoridori alal praktiliselt läbi, et siis arvatavasti mõju on, aga siis kui suur mõju ja millised leevendusmeetmed tuleb ette näha, et see juba tuleb siis eksperthinnangust välja. Ma ei ole saab täpsustav küsimus teha ka siin, aga mujal. Ma küsin edasi, et see nagu puudutab looduslikku, mitte kogukonna inimeste või see sõjale küsimused ja edasi ütlevad ka, eks ole. Jah, aga need tuleb kõik juba kaevandamisloa menetluses, kui see uuringut ära tehakse, nähakse ära, kui sügavale peab minema, siis vaadatakse, et kas need läheb põhjaveeni välja või läheb pealpool põhjaveed kaevandama. Et see kõik tuleb peale seda. Ma viimase kommentaari, üks kolleeg ütles väga hea lause selle peale, et rohepoliitikas või rohepöörde puhul on see alati hea, et seal, kus oli mets, seal võiks ka asemele tulla mets. Tehakse mets puhtaks ja siis sinna tuleb auk. Ja siis põdere karjub ära läheb hingele. Aga selles mõttes siin on arusaadav, et uuringutega vastame sellist ei saa ja siis edaspidi, kelle huvi, selles ma küsisin, kelle huvi on, kes siis kaitseb seda rohepöördust. Rohkem kellegi küsimusi, kommentaare, mõtteid ei ole. Aitäh, Mailis. Ega meil ei olegi siis muud üle, kui põhimõtteliselt nõustuda antud eelnõuga. Ma saan aru, et või siis vastasel juhul peab meil olema ülimalt head motivatsiooni, mida niikuinii ei arvestada. Et palun siis andke käega märku, kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt, mis siis meil ütleb, et me peaksime nõustuma SKP Invest OÜ-le geoloogilise uuringuna väljastamisega, tausa kinnistusele. Palun käega märku. Aitäh, vastu, erapooletuid. Kuidas spetsialistide vaatus, kuidas informatsioon... Oota üks moment. Et sellega on otsus vastu võetud 17 poolt ja 4 on erapooletud. Kuidas informatsiooni kogukondadele või siis see kohalik inimestele võimalikult hästi
naaberküla või naabertalu inimesed teavad seda? Kõik keskkonnaloa taotlused, mis tulevad omavalitsusele arvamuse avaldamiseks, lähevad kodulehele üles. Sealt inimesed leiavad, oleme vahepeal teadlikud ka, et vaadake on probleemsetest eriti. Aga üldjuhul, kui läheb väga majakutamise lähedale, siis inimesed ise saavad ka selle info Keskkonnaametist kätte. Keskkonnaamet on ka kohustatud teadlikud. See on selline kumaaline interneti või nii edasi, et on selline siis võib-olla alati sellist asjast, mille informeerimine avatud teha. Keskkonnaamet saadab paberkandjal kirja ka. Nii, aitäh. Lõpetame selle arutelu praegu, jah, selle punkti. Aitäh. Ja mul on ettepanek. Ja palun. Volikogu esimehele, et võib-olla jälgime seda meie põhimäärust, et kui juba hääletamine toimunud, siis me enam seda eelnõu siis ei aruta. Aitäh. Õige tähelepanek. Ja Ene. Mul on mure, mina vaatan ka, et mul on hea meel, et me oleme nagu rahvale nagu nähtavad, aga meil kõike küll ei ole siin nähtav. Me oleme eelmine väljas. Ainult koalitsioon. Ja need olen olemas. Väga tore. Aga nüüd olen mina ja Elmkui. Ei, selles mõttes ausa demokraatia edastamise mõttes oleks ju õiglane, kui oleks sealpool ka kahe kaameraga. Praegu ju päästakasta peab ju otsustama, kes on pildis, et praegu on mitu eelnõu. Väga hea tähelepanek. Mitu eelnõu esitatud niimoodi, et küsijaid pole näha, aga inimesed, kes niisama istuvad, neid on nagu näha. Et kas siis operaator peab kogu aeg kirjama või on kaks kaamerat. Et kindlasti parandame seda tehnilist taset, et oleks kõik näha ja kuulda. Läheme nüüd järgmise eelnõu juurde, mille tagajärjel me peaksime leidma enda eelmises volikogu käigus moodustatud komisjonide esimehed. Tuletan meelde siis, et volikogu alalistele komisjonidele, et me leiame need esimehed või aseesimehed ühe hääletamise käigus. Ehk siis me esitame volikogu esimehe kandidaadid, rohkem hääli saanud kandidaat saab esimeheks ja vähem siis aseesimeheks. Ja pärast kinnitame selle ühe otsuse. Ja palun. Mul on protseduuriline küsimus, et kui sõnastus on selline, et komisjoni esimeheks valitakse enim hääli saanud inimene ja aseesimeheks saab siis teist järgnevate häälte tulemustega inimene. Aga kui inimene ei saagi hääli, siis tal ei olegi ju tulemust. Ehk siis minu küsimus, et mina ütleme, et 0 häälega inimene ju aseesimeheks siis ei saa saada. Kas me oleme ühel leheküljel või arvab keegi teisiti? Et kas 0 häälega, mitte 0 häälega, vaid 0-iga, ühegi häälega on võimalik saada aseesimeheks? No matemaatikas on ka 0 teatavasti number. Kui ta juba korra esitatud, siis on tõesti nagu niisugune küsimus, et kui on 2 kandidaati, üks saab näiteks 21 häält ja teine saab 0 häält, kas teine on aseesimees või mitte, siis jah, õige, matemaatikas on ka 0 number. Juriidiliselt siin ei kujuta ette. Seega siis, kas ta osutub valituks või ei osutub, küsin. Ma arvan, et osutub valituks. Sest ta öeldakse, et teise häälta tulemust. Ja palun. Kuidas see olukord tekkida üldse saab? Kas me arve ei saa praegu lihtsalt? Ei, aga võib ju tekkida. Kuidas? Kui sa kirjutad avalduse ja ise enda poolt ei hääleta, siis pead ikka täitsa, ma ei tea. Eestis on 100 inimest, kes sai 0 häält. Nii, Aldo. Ärme hakka selle üle praegu diskuteerima. Lähendame selle olukorra siis, kus olukord meile kätte jõuab. Reaalselt. Praegu palun esitada kandidaadid volikogu komisjonide esimehe kohale. Meil on hulk kandidaati. Ja palun. Ma ei taha veel kandidaati esitada veel üks küsimus, et revisjonikomisjoni valimisprotseduuri kohta, et see on natuke teistmoodi komisjon, seda valitakse natuke teistmoodi. Et põhimäärus ütleb, et nii revisjonikomisjoni esimees, aseesimees kui liikmed valitakse salajasel hääletusel.
et praegu me valime ainult esimeest. Nii, aga millal see ülejäänud komisjoni valimine toimub? Sarnaselt teiste komisjonidega komisjoni esimehel on õigus esitada liikmed. Ja siis salajane hääl. Temale eraldi siis või? See on komisjoni esimehe ettepanek, et kui suur see komisjon võiks olla, revisjonikomisjon. Kuidas aseesimees tuleb ikka? Kuidas palun? Kuidas aseesimees tuleb? Aseesimees tekib, kui teiseks, praegu suumas teiseks on inimene, aseesimeheks. Siin ei ole erisust praegu selle koha pealt. Nii et lähme ikkagi selle juurde nüüd, et esindame siis, ootan ettepanekuid, kes on siis, võiks olla esimehe kandidaadid. Palun, jah? Mina või? Jah. Et mul on veel üks protseduuriline küsimus lihtsalt, et kui praegu ma saan aru, et eelnõu esitab volikogu esimees. Praegu esitad sina seda eelnõu. Et kui sa oled eelnõu esitaja, kas juriidiliselt sel hetkel peaks juhtima volikogu aseesimees või võiks seda teha kahte asja korraga? Hea küsimus, aitäh. Ei ole vastuolusid selle koha pealt, et esitaja ei võiks samal ajal juhtida volikogu. Nii, palun, kas kellegi on veel protseduurilisi küsimusi? Ei ole. Lõpetame siis arutelu ja lähme siis kandidaatide esitamise juurde. Palun esitage oma kandidaadid. Kõikidesse komisjonidesse, jah? Palun, Evelin. Stopp. Millisest komisjonist me alustame? Nii nagu järjekord oli. Sina nüüd koosolek. Mina nägin, ma järjekord. Ma tahaks teada, kes nüüd nagu hakkab rääkima või mis komisjonist me räägime. Et minul on ka üks sedel sees, aga ma ei tea, millal ma selle ütlema pean. Et selles mõttes komisjoni... Mina juhin komisjoni, on ju? Mina ütlesin, et palun esitage kandidaadid kõikide komisjonide esimeeste kohale. Evelin tõstis käe, Evelin tahab esitada oma kandidaadi. Ühe või mitu, see on nüüd tema ära nägenud. Aga millisest komisjonist me alustame? Võib esitada kõikidele korraga. See ei ole mingisugust vastuväidet selle kohta. Nii, palun. Mina soovin esitada Tarka valla volikogu revisjoni komisjoni esimehe kandidaadiks Riho Telli. Aitäh. Palun, Toomas. Esitan Tarka vallavolikogu analüüside komisjonide esimeeste kandidaadi, eelarve ja arengukomisjon, Alari Kirk, haridus- ja noorsootöö komisjon, Aivi Must, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, Tiiu Roosmega, kultuuri- ja spordikomisjon, Heiki Allik, ettevõtlus- ja majanduskomisjon, Aivar Põder. Nii, kas on veel ettepanekuid? Ja Ene, ole hea. Mina esitan eelarve arengukomisjoni esimehe kandidaadiks Maksim Butšekovi. Ja mul on veel üks avaldus, et esita kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe kandidaadiks Reiso Tamm. Jah. Oi, ikka. Valeti. Jah, kui valetas. Ja Maksim, ole hea. Esitan ettevõtlus- ja majanduskomisjoni esimehe kandidaadiks Ülar Meem. Ja esitan haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehe kandidaadiks Elmo Koppelmäe.
Kas on veel ettepanekuid? Ettepanekuid? Nii, on veel ettepanekuid või sulgeme nimekirja? Ja, palun. Revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks ka Mart Lees. Sul on niisugune nägu, nagu sa ei teaks. Sa ei tea. Sellepärast ta pani kõik nii. Äkki ma saan küll läheb kuulda. Kas on veel esimesi ettepanekuid? Ei ole. Siis teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Mis küsimus on sul? Ja protseduuriline. Ja palun. Ei saa sulgeda. Sellepärast, et sotsiaalkomisjoni koha peal on ainult üks kandidaat. Ühe kandidaadiga ei saa valida. Nii-öelda valimist alustada. Iga komisjoni esimehe kandidaati peab olema vähemalt 2 ja kui sotsiaali jääb 1, siis järelikult seda ei saa kinnitada. Ja valimisprotseduuri ei saa alustada. Niisugused asjad muidugi võiks volikogu esimees selgeks. Mina ei näe seda vastuolu, et ta ei võiks, aga see peaks sulgema. Ei, sellepärast, et komisjoni esimehe aseesimese valimata. Vaielgem hiljem. Mina ei näe vastuolu siin. Ikkagi teen ettepaneku sulgeda nimekiri, sul on võimalus vastu hääletada, kui sa tahad. Teen ettepaneku, ja palun. Ma täidan ootusi. Esitan teise kandidaati sotsiaalkomisjoni. Selge. Palun esimest siis ära tuua. Veel ei võta. Esitan teisest kandidaadiks Evelin Tiia. Aitäh. Nii, kas on veel esimesi? Ei ole. Ettepaneku nüüd nimekiri sulgeda. Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda? Andke käega märku. Aitäh. Vastu. Erapooletuid. Ma olin poolt, ma teie mõttesse poolt olin. Kõik poolt. Siis on kõik poolt. Aitäh. Nii, ja nüüd ma küsin üle kandidaatidelt laekumise järjekorras, kas nad on ka nõus kandideerima komisjoni esimeheks. Riho Tell. Aitäh. Alari Kemp siis enda küsin, olen küll nõus. Aili Must. Tiiu Rosenberg. Heidi Halli. Aigar Põder. Maksim Putšenkov. Reigo Tamm. Üllar Neeme. Elmo Koppelmann. Jah. Mart Lees. Ja Evelin Tiia. Aitäh. Nüüd me peaksime siis endi seast valima 3-liikmelise häältelugemiskomisjoni. Et sinna ei või kuuluda need isikud, kes siis nüüd just kandideerivad. Siis meid on vähemalt järgi jäänud. Et kas on ettepanekuid komisjoni liikmesuse osas? Ja Leegole hea. Esitan Tatjana Tamm. Aitäh, Tatjana, kas sa oled nõus? Palun veel, Ene, ole hea. Mina esitan Toivo. Toivo, kas sa oled nõus? Selge, ei ole nõus, palun veel. Jah. Meil on Leelo. Leelo, kas sa oled nõus?
nii, palun me, jätkate. Vello, kas sa oled nõus olema häältelugemiskomisjonis? Väga hea, aitäh. Kes on selle poolt siis, et kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Leelo, Vello, Tatjana, jah. Nii, andke käega märku, kes on selle poolt. Nii, kõik on poolt. Nüüd siis tuleb meil 5-minutiline vaheaeg, kuni häältelugemiskomisjon teeb oma tööd. Aitäh!